tahaks öelda, et mõttekojal Praxis on valminud siis ahjusoe uuring, aga tegelikult on õigem öelda, et uuring on veel ahjus, ülehomme tuleb välja. Ja meil oli siis selle eesmärk kaardistada misogüünia levik Eesti meedias ja sealhulgas siis sotsiaalmeedias. Ja tänane ettekanne tõukubki siis sellest samast uuringust, olgugi, et selles uuringus meie huvi oli vaadata siis misogüünia levikut sotsiaalmeedias. Siis uuringu käigus me tegelikult märkasime, et see pilt on oluliselt keerulisem ja me nägime, kuidas siis äärmuslikud narratiivid sotsiaalmeedias levivad ja seeläbi ka normaliseeruvad. Ja needsamad mehhanismid ei piirdu sugugi üksnes siis misogüüniaga, vaid võimestavad ka teisi diskrimineerivate hoiakute levikut nagu ksenofoobia ja rassism. Ja minu eesmärk täna siin ongi anda teile selline väga lühikene ülevaade, kuidas siis sellised ühiskondlikku sidusust lõhkuvad narratiivid levivad ja meie kõigi hoiakuid siis ühel või teisel moel mõjutavad. Ja tuleb öelda seda, et tänapäeval meedia ei ole ju pelgalt mingisugune teabe vahendaja, et ta on ikkagi raamistik, mis mõjutab seda, kuidas me saame aru sellest, et mis on meie jaoks reaalsus, see mõjutab meie hoiakuid süvitsi ja kujundab meie arusaama maailmast. Aga välja kujunenud siis erinevad skriptid ehk siis arusaamad levivadki siis mitmesuguste meediakanalite, žanrite kaudu, on see siis uudis, on see tõsielusaade, filmid, muinasjutud, romaanid, pornograafia ja nüüd siis ka sotsiaalmeedia sisuloojad võib sinna ritta panna. Et needsamad skriptid, mis siis tunduvad ühelt poolt, kui me nendega kokku puutume, justkui midagi väga loomulikku, midagi väga neutraalset, on siiski oma olemuselt sotsiaalsete, kultuuriliste protsesside tulemus. Et näiteks siis erinevad korduvad kujutised, kus naised on passiivsed, mehed on aktiivsed, kinnistavad siis soolisi hierarhiaid ning mõjutavad seda, kuidas me tajume mehe või naisena oma rolli siis ühiskonnas. Ja täpselt niisamuti siis ka rassipõhiste, võime öelda rassipõhiste stereotüüpide kohta, kus siis me näeme, et vähemusgruppe sageli kujutatakse alavääristatud või karikatuursel moel. Nii et meedia ei peegelda maailma objektiivselt, vaid konstrueerib seda. Ja just see konstrueeritus on see, mis muudab siis nende normide ja väärtuste edastamise selliselt, võiks öelda, ohtlikult nähtamatuks. Sotsiaalmeedia on kogu selles protsessis äärmiselt võimas relv. Platvormide algoritmid eelistavad sisu, mis tekitab tugevaid emotsioone. Sageli tugev emotsioon on negatiivne emotsioon, viha, hirm. Ja see loobki siis väga soodsa pinnase selleks, et radikaliseerumiseks, sellepärast et lihtsalt öeldes vihaviljelus on väga kasumlik strateegia. Ja sotsiaalmeedia sisuloojad, kes siis levitavad ja kujundavad selliseid konservatiivseid ja sageli ka äärmuslikke narratiive ning suunavad siis oma sisu peamiselt poistele või siis meestele, neid me nimetamegi siis manfluenceriteks ehk siis eestindatult mano sisuloojateks. Ja kui nüüd kaasa kõlada siin tänase päeva esimese kõnelejaga, siis me võimegi öelda, et sotsiaalmeedia loogika on see, mis siis toidab selliste narratiivide, äärmuslike narratiivide levikut. Ja sotsiaalmeedia loogika all me peamegi siis silmas selliseid protsesse, mille kaudu siis tänapäeva platvormid kõigepealt töötlevad infot ja siis suunavad kogu seda sotsiaalset veebiliiklust. Ja see loogika siis premeerib ja võimendab siis tähelepanuväärseks hinnatud sisu, mida siis näitavad vaatamised, reageerimised, jagamised, kommenteerimised. Et see on automaatne protsess, kus siis algoritmid määravad lõpuks selle, mis meieni jõuab ja millises mahus see kõik meieni jõuab. Äärmuslik
äärmuslike sõnumite kaudu luuakse siis selliseid murdunud avalikkusi, ehk siis eraldatud selliseid kõlakambri keskseid ruume, kus eri gruppidel puudub ühine ruum aruteludeks. Ja see on seotud ka siis Eesti noorte hoiakutega, kes tarbivad enda arvates tihtipeale lihtsalt sellist meelelahutuslikku sisu, mis justkui ei ole otseselt uudiste või väärtuspõhiste teemadega seotud. Samas levitatakse äärmuslikke ideoloogiaid just varjatult meelelahutuse kaudu. Ja niisiis rassistlikud kui ka misogüünsed ideoloogiad leiavad tuge sellistes manosfääri veebikogukondades ja manosfääriks me siis nimetame selliseid veebikogukondi, kus siis keskendutakse peamiselt meeste perspektiividele ja probleemidele, kus siis viha sihtmärgiks on peamiselt naised ja vähemused. Ja nüüd me peamegi rääkima siis sellisest vastureaktsioonist, et maskuliinsete vastureaktsioonide narratiivid, mis siis kujutavad feminismi meeste õiguspärase rolli ohustajana, need ongi tihedalt põimunud just nimelt rassistlike ideedega. See tendents ilmneb väga sageli USA ja Suurbritannia manfluencerite seas, kelle sõnumitest siis domineerib arusaam, et võim peaks loomuomaselt kuuluma valgele mehele. Et selline ideoloogia, mis siis ühendab 3 aspekti, esiteks siis feminismi vastasust, teiseks rassistliku ülemvõimu ihalust ja siis mehelikkuse kriisiteooriaid, et need on siis tugevalt, sellised narratiivid oli hästi tugevalt esil ka siin väga hiljuti, näiteks siis Donald Trumpi presidendikampaania levitatud sotsiaalmeedia sisus. Ja need narratiivid leidsid tee ka Eestisse, kus siis globaalsete trendide mõjud on üle võetud siis kohalike sisuloojate poolt ja see retoorika on siis tihtipeale kopeeritud. Et ka meie seal Praxise uuringus siis tuli selgelt esile, kuidas siis Eesti manfluencerite loodud sisu on valdavas enamuses siis niisugune koopia kus kopeeritakse lääne sisuloojate nii stiili kui ka sõnumeid. Ja nii pole ka üllatav, et siis selline rassismiga põimunud maskuliinsus on leidnud koha ka siis meie enda sotsiaalmeedias. Ja kui siin siis mõni nagu näide vaadata või tuua, siis Eesti manfluencerite postitustes on näiteks levinud selline sisu, mis siis kritiseerib migratsiooni ja ka feminismi, tihtipeale koos, mõnikord ka eraldi, aga alati seal juures on siis see, et rõhutatakse hirme seoses siis sellise väidetava valge mehe marginaliseerimise vandenõuga. Ja siis peegeldab, kuidas selline globaalne sotsiaalmeedia ökosüsteem kannab siis ideoloogilisi narratiive ka kenasti kohalikku konteksti, võimendades nii lõpuks ühiskondlikku lõhestumist. Lõpetuseks tulebki öelda, et on oluline mõista, et meedia ei ole pelgalt mingisugune neutraalne suhtluskanal, vaid aktiivne väärtuste ja normide kujundaja. Meedia mõju ulatub väga palju kaugemale sellest, mida me igapäevaselt tajume. See kujundab põlvkondade kaupa meie enesemääratlust, meie identiteeti ja niisiis ka meie tulevikku vaatavaid hoiakuid. Aga kõigest sellest lähemalt juba ülehomme saate lugeda peamise fookusega siiski misogüüniale. Aitäh!